et kui nüüd see, vot nüüd te teate juba seda, eks ole, et kui Eesti Vabariik tuli, see esimene Eesti Vabariik, siis kõik mõisad, peaaegu kõik mõisad ju riigistati. Ühesõnaga need mõisasüdamed läksid mõisnike käest ära, läksid riigi kätte ja sinna ehitati siis kas koolid või lasteaiad või lastekodud või kultuurimajad, ma ei tea, mis asjad kõik. Aga nendel mõisnikel oli ju kõigil ka muid kinnisvarasid siin Eestis. Nii et Sookantoonidel oli siin Lohusalus selle tooli, selle territooriumi taga üks kinnistu, kus oli nendel maja. Milvi, te teate seda, jah? Pangamaja või? Jah, see, mis pangale läks hiljem. Ja. Ja te olitegi naabrid. Nii et te olete näinud siis Sookantooni ennast ja seda Eliiset ka. Teise ema ja teise ema teist meest. Ma ei tea, kas ma olen. Ma arvan, et te olete näinud, sest nad olid mõlemad. Tähendab, põhiline suht ei ole mitte kui minu ema. Ja tema võib-olla oli, ja nemad olidki. Aga siis see Sookantoon ja nemad siis, ja kui nemad sealt selle maapangale, kas nad müüsid selle ära, vaat seda mina täpselt aru ei saanud, aga minul jäi selline mulje sellest teisi jutust, et see müüdi maapangale. See kinnistu, mille peal teisi ja siis või selle teise ema ja selle Sookantooni kodu oli. Seda nimetati kogu aeg pangamaja. Ja seda hiljem nimetatigi, sest nemad läksid siis elama, Tallinnas oli nendel kuskil elamine. Ma ei tea, kui palju te Tallinna linna tunnete, aga kui need teisi lapsed siin Eestis käisid, siis nad rääkisid kogu aeg ühes laboratooriumi tänavas Tallinnas. Teate seda? Et seal pidi olema olnud mingi maja, kus on kas rangelid elanud või elasid need Sookantoonid koguni ise seal. Vaat seda selleni mina ei jõudnud, sest mina ei osanud seda kohta näidata, kuna minu jaoks on Tallinn võõras linn. Ja sealt ei olnud ka tagasi midagi küsida, sest kõik need hooned ja majad, mis olid juba mingil määral ümber ehitatud, neid ei oleks saanud ka kõige parema tahtmise juures tagasi küsida. Ja niimoodi siis jäigi... See pangamaja oli siis pansionaadist nagu tipu poole, seal poole taha? Pansionaadist sinna Lohusalu tipu poole, jah. Kohe otse seal taga metsa sees. Nii et kui te teate, kus elab proua Milvi, siis proua Milvi tee otsast paremat kätt läheb üks väike teerada metsa sisse. Ja me käisime selle teisi tütre Gretaga, kõige vanema tütrega, iga kord seal ta käis sinna küünlaid põlema panemas. Pansionaadi enda alad olid ka nende omad? Ja mina arvan küll, sest seal pidi olema ka... Maja põletati maha. Sellepärast, et... Ja seal oli... Selles keldris ma olen seal varjendis. See kelder on võib-olla praegugi veel alles. Ja. Ja seal kasvavad ainult need kurdlehelised roosid, mis siingi igal pool kasvavad. Ja käis ja siis ta käis alati seal ja siis ta alati mõtiskles seal ja mediteeris ja ta kuidagi viisi oli see temale nii väga niisugune kodulähedane, sest Greta ise on sündinud ju Eestis, ta oli ju 2 või 3 aastane, kui ta Eestist lahkus. Ja siis seal nende oma naabrilastega seal siis mängis. Nii et selles mõttes on väga huvitav. Ja niimoodi siis, kui see ära läks, siis oligi, kui sõda oli, siis see Sookantoon, seda kutsuti nagu Sukka Antoniks, nii oli lihtsam öelda. Tema läks siis natukese ennem ja korraldas siis seal, kas siis Saksamaal või Poolas juba, vaata need Balti sakslastel oli Poolas ka oma mõisad ja kõik, või vähemasti tutvusringkonnad. Elamise ära, nii et teisi võttis siis oma ema kaasa, teisi läks siis koos ema ja selle 2 või 3 aastase Gretaga, siis nemad läksid siis 41. aastal või 42. aasta alguses läksid siis ka ja sinna nad siis sealt Poolasse ja Poolast siis tõenäoliselt Saksamaal ja sealt siis edasi Ameerikasse. Nii et suurema osa ajast nad ikkagi elavadki Ameerikas, Seattle'is elasid. Nii et niimoodi. Üks tütardest on tõenäoliselt tulnud tagasi Saksamaale ja tema külastas, see kõige noorem tütar. Aga huvitav teada ka, mis plaanid neil siis on veel nende maadega, et üks tahtis sinna selle kingu peale ehitada oma maja, aga kui nüüd tehti selline